Minu selja taga on Saksa laaduritootja Thaleri kõige populaarsem mudel 2230S. Tõstekõrgusega 2 meetrit 76 centimeetrit ja tõstejõuga 1500 kilogrammi. Thaler on siis Saksa laaduritootja, toodetakse neid Baierimaal Münchenis ja Agroprof on neid laadureid juba tänaseks päevaks 20 aastat Eestisse toonud. Aga mida siis laadur endast täpsemalt kujutab? Kapoti alt leiame sellel masinal 25-pojulise Janmari mootori. Janmar on siis Jaapani mootoritootja, üks ka maailma suurimaid mootoritootjaid ja võib ka uhkusega öelda, et Janmaril on 30% osalus Thaleri ettevõttes. Ja on ka Agroprof, Janmari ja ka Berkinsi remondi, hoolduse ja varuosa partner Eestis. Masina ülekanne on hüdrauliline, täpsemalt öeldes hüdrostaatiline. Sõidutab seda masinat Boschi hüdraulika ja nagu ka siit näha on, siis esisild on ühendatud kardaaniga, mis tähendab suurepärast haarduvust esisillale, puuduvad hüdroülekandega seotud jõukaod. Tõstekõrgus on masinal siis 2,76, tõstejõudu on tal 1500 kilo ja ülekallutuskaal näiteks siis kopaga mõõdetuna on 1300 kilo. Kasutamine on iseenesest väga lihtne. Töökoht on väga avar, ruumi on palju, põrand on sile, mis tähendab, et jalgadel on ka väga palju ruumi ja maas on ka niisugune libisemisest vastast materjali, et kui talvel libe on. Roolisammas on reguleeritav, iste on siis kergelt vedrustatud ja ka soojendusega. Joystick on väga lihtne, peal on edasi-tagasi liikumise nupp. Need oranžid nupud on siis seotud siin ees oleva tööorganiga. Praegu on siin niisugune haarats ja nendest oranžidest nuppudest saabki siis seda haaratsit kinni lahti teha. Sama funktsiooni saab ka täita selle kangiga siin, sellega täpsemalt. Ja sellel kangil on ka siis lukustav funktsioon, seda siis näiteks niiduke jaoks, kus on vaja konstantset õlivoolu. Ja see teine kang on siis seotud selle ees oleva organi kiirlukustusega. Näiteks kui tulla kopa pealt ja on vaja võtta ette kahvlid, siis kahvlite ettevõtmiseks ei olegi vaja siit istme pealt lahkuda, kõik saab siis siit ära liigutada. Siit armatuuri pealt leiame ka ühe kollase nupu. See kollane nupp on kiiruspiiraja. See on siis nupust lülitatav. Siit külje pealt leiame ka ühe niisuguse keeratava nupu. Keeratavast nupust saabki siis reguleerida paika sobitud liikumiskiiruse ja kui vajutada gaas põhja ja pöörded põhja, siis laadur kiiremini sellest seatud kiirusest ei sõida. Kus ta kasulik on kindlasti näiteks niitmistöödel, tänavate harjamisel, kohtades, kus kohas on vaja sellist ühtlast liikumiskiirust, aga täisvõimsusega hüdraulikat, siis põhimõtteliselt keeradki kiiruse paika, vajutad gaasi põhja, hari käib täisvõimsusega ringi või siis näiteks niiduk käib täispööratel ringi, niidu tulemus on ilus, sõidukiirus on ühtlane ja kui jõuad näiteks otsa peale, kus kohas tõstad niiduk üles, on vaja ümber keerata ja ei taha ju aeglaselt sõita ümberkeeramisel, siis põhimõtteliselt nupust lülitad selle välja, teed oma ümberpöörde ära, sõidad teise kohta, mida iganes, paned niiduki maha tagasi, vajutad nuppu ja sõidad jälle valitud kiirusega. Aga vaatame ka siis kapoti alla. Nagu varem mainitud, siis siit alt leiame Janmari mootori, siin ees on siis Boschi hüdraulika pumbad. Üleüldse on masina peal kasutatud väga kvaliteetset komponenti. On siis Janmari mootorid, Boschi hüdraulika, Bondioli hüdraulika, Denso elektrisüsteeme ja ka siis Comeri sillad on masinal. On kasutatud ainult parimaid komponente. Laadur ise on ka kere, kõik on raubast, kaasa arvatud see tagumine radiaatori võre. Põhimõtteliselt, kui on kuskile otsa tagurdamine, siis metall kaitseb tükimaad rohkem kui plastik siin. Igapäeva hooldus silmas pidades on ka masin väga lihtsaks tehtud. Filtrid on kõik siin väga lihtsasti ligipääsetavad. Õlikorras on ka siinsamas ja kütuse lisamine käib üldse siia esisilla peale, mis on ka tegelikult väga positiivne asi, kuna kütuse kogusest ei sõltu siis laaduri vasturaskus, mis tähendab, et madala kütuse kogusega tõstab laadur täpselt sama palju kilosid kui ka täis kütusepaagiga. Kui kütusepaak oleks siin tagasilla peal, siis kütuse vähenedes muutuks ka
laaduri tõstejõud, aga kuna ta on esisilla peal, siis absoluutselt see seda ei mõjuta. On laadur ka väga suurepärase manööverdamisvõimekusega. Sisemine pöörderaadius on ainult 1 meeter ja 3 sentimeetrit, välimine pöörderaadius on 2 meetrit ja 10 sentimeetrit. Antud hetkel on laaduril ees siis niisugune hammustav haarats, aga on põhimõtteliselt võimalik siia ette saada sisuliselt midagi hingihkab. Ja haakeseadmete valik sellele masinale siia ette on sadades. Sellel on siis hetkel eurohaage, on ka võimalik saada tehasest teisi haakeid sobi korral. Nagu varem kui mainitud, siis siin on hüdrauliline lukustus, ees on siis lisahüdraulika väljavõttebaar ja on ka hüdraulika survevõua tagasipool, mis on siis oluline haakeseadmetel, kus on hüdromootor, näiteks harjad ja niidukid, seda sorti asjad. Ja selline ongi siis Thaler 2230S, väga kindel töövahend Saksamaalt, mida ka siis Agroprof on toonud Eestisse juba 20 aastat.